kuulamast Eesti Mänguteraapia podcasti. Mina olen Sirli. Ja mina olen ikka Signe. Väga tore on jälle teiega olla. Ikka tore. Kuule Signe, alustame ikka traditsiooniliselt. Siis mis lastelainel toimub? No täna toimus koolis Kadri ja Madri. Täna need sõnad ei tule. Kadri ja Mardi päeva trall. Aga lastelainel mul täna oli siukene vahva tööpäev kuidagi, et hästi väsitav oli. Aga täna mul oli 2 uut last töö juures ja siis mul kuidagi tabas mind selline mõte, et mul on nii äge töö, mul on nii vahvad lapsed seal, et kuidas nad nagu avanevad seal minu juures ja kuidas nad endast räägivad ja kuidas nad mind usaldama hakkavad, et mul oli siuke hästi soe tunne täna töö juures. Seda on ainult rõõmus kuulda. Kui mina mõtlen, et mis minul lastelainel on, meid on nüüd vist saanud kätte erinevad sügisviirused, aga mis mul võib-olla kõige eredamalt meeles on see, et mina käisin vahepeal oma keskmise pojaga kahekesi reisil ja võib-olla selline kõige ehedam ma ei tea, teismelisega koos reisil käimise kogemus oli see, kuidas ma suutsin talle kogu aeg piinlikkust valmistada. Lihtsalt sellega, et mitte alati sellega, et ma olemas olen, aga küll kas ma rääkisin liiga kõvasti temaga kuskil või küsisin küsimusi näiteks täis rongis, kus me seisime, ja tal oli piinlik või siis ma pildistasin nagu turist või ma tekitasin talle ka piinlikkust sellepärast, et ma rikkusin surnute rahu, sest et ma pildistasin siis katakombides, nii et piinlikkust teismelisele jätkus sellele. Ühesõnaga, emad on ühed imelikud olemused. Vanemad on imelikud olemused. Teismeliste jaoks. Ja just, ja ma mäletan tegelikult oma lapsepõlvest ka või nooruspõlvest seda, et kui piinlik vanemate pärast oli, et aga elame üle, nagu kõik siin ilmas. Aga millest me täna räägime? Ma mõtlesin, et hakkab saabuma ju kaunis jõuluaeg, kuigi õue vaadates see veel nii ei tundu. Aga juba kas siis paari nädala pärast või nädala pärast natuke on kalender sassis peast ju tuleb esimene advent. Ja ringi hakkavad rändama päkapikud. Lisaks nendele kardidele ja mardidele, kes nüüd oma tegevuse hakkavad vaikselt ära lõpetama. Mõtlesin, et räägiks jõuludest ja päkapikkudest ja jõuluvanadest ja muinasjuttudest ja pärismaailmast ja mängumaailmast ja muinasjutumaailmast. Minu arust väga põnev maailm, sellest kindlasti tasub rääkida, aga ma annaks ette ühe hoiatuse, et kui te juhuslikult praegu kuulate meid koos lastega, siis saatke lapsed minema. Saatke lapsed minema ja pärast lugege lastele mõni vahva jutt või rääkige mõni vahva muinasjutt ja sest, et võib-olla see jutt, mis tuleb, ei ole kõik laste kõrvadele. Aga kui sina räägid mulle, või kui sa mainisid kõiki neid erinevaid, eks ole, selliseid pühasid, mida me tähistame ja oleme harjunud tähistama, siis tead, mis mulle esimese asjana meenus? Mulle meenus see, et päkapikud hakkavad käima. Siis esimene mõte, mis mul oli see, et mitte igal pool maailmas ei käi päkapikud nii, nagu meil käivad. Me vist oleme üks ainsamaid riike või... Ma ei tea, kuidas on Lätis või mujal, aga ma olen aru saanud, et see selline nii-öelda iga päev alates esimesest advendist kuni jõuludeni, et lapsele toob nagu päkapikk midagi niimoodi sussi, siis see ei ole selline tavapärane. Et jah, et ütleme, meil on need advendikalendrid, kus saab šokolaadi ja võib-olla mõned pered sellega piirduvadki. Aga niimoodi, et on, tihti on ju veel advendikalender pluss suss on lisaks ja siis sinna sisse peab midagi panema. Et igal pool see nii ei ole ja sellegi poolest lapsed ei jää nagu otseselt millestki ilma, kuigi ma mõtlen, et kui meil nüüd keegi siin otsustaks lapsele selles eas, kus ta veel usub, eks ole, päkapikke, et tead nüüd sel aastal meil päkapikke käi, siis ole, et vanemana oleksin mina küll jällegi nagu, eks ole, kuidagi lõksus, et võib-olla sellepärast laps suhtleb teiste lastega lasteaias või koolis ja saab sealt info, et oi, teistel käib, miks mul ei käi, on ju jälle probleem. Et jah, et see ei ole igal pool nii ja ma mõtlen ka kohe selle peale, et mis sinna sussi sisse siis panema peab ja kuidas lapsed võrdlevad võib-olla neid asju, mis sussi sisse tulevad ja kes saab suurema, kes saab väiksema, on ju,
et ja teine asi, mis ma hakkasin mõtlema, oli see, et kuidas tegelikult päris tihti seda päkapikku ja päkapiku aega kasutatakse ära selleks, et lapsi mõjutada, motiveerida ja tegelikult ju jõuluvana ja jõuluvana toodud kingitused samamoodi ju, kui see aeg hakkab lähenema, siis see ei ole vist päris nagu harv nähtus, et on ju, et kui sa nüüd siin, ma ei tea, seda sööki ära ei söö, on ju, või niimoodi käitud, vaikselt ei ole, siis ma ütlen jõuluvanale, jõuluvana sulle kingitust ei too. Mulle esimese asjana meenus hoopis midagi sellist. Aha, et selle kiituse ja karistuse kaudu motiveerimine. Jah, sest et see, noh, see on see, mida mulle tundub, et päris palju ja, või noh, see on päris palju levinud. Ja noh, see on nagu lihtsalt, kui siin arvamust avaldada, siis noh, mina seda ei poolda. Et muidugi on ise küsimus, rääkides välismaast on ju sellest, et igal pool ei käi päkapikud, et mõnel pool maailmas käib neil see Elf on the Shelf, Inglismaal vist on see ja võib-olla ka kuskil Ameerikas, et siis nagu nii-öelda päkapikk riiuli peal. Ja mulle isegi meeldib see idee, et see on see, et sul ei pea päkapikk lastele iga päev midagi tooma, aga päkapikk teeb näiteks mingisuguse sellise krutski jah, iga päev hommikul ja siis, kui lapsed ärkavad, siis nad peavad minema ja noh, teada saama ja uurima välja, et mis krutski see päkapikk on teinud, on ju. Ja noh, vahel ta võib-olla on ka toonud kommi sellega, et näiteks ta on kakanud kommid, šokolaadikommid kuhugi või et siis on see selline mänguasi päkapikk, mida müüakse ja siis on ja vanematel ka nagu võib-olla noh, rohkem põnevust välja mõelda, et kus see päkapikk võib ennast peita ja mida ta lastele võib pakkuda. Et see tundub mulle selline vahva mänguline idee, mida noh, pimedal ajal saaks pakkuda, et aga jah, see selline kingituste, noh, jõuluvanaga, noh, päkapikuga laste mõjutamine. Mulle tundub, et või noh, minu jaoks need pühad on sellised pühad, mis võiksid olla rõõmupühad või sellised, mis on nagu laste jaoks ka toredad, et ma noh, niikuinii need meetodid ei ole sellised, mille kaudu me pikemaajaliselt ju lapse seda, ütleme, käitumist, eks ole, mõjutada saame. Et siis ma kahtlen selles, et need nii-öelda kasutusele võtta sellel perioodil. Mul tulid sellised mõtted esimesena. Mul esimesena tuli hoopis see mõte, et kas päkapikkude ja jõuluvanadega laste jõulude ülesehitamine on neile valetamine või see on niisugune tore lapsepõlve mälestuste tekitamise viis. Et kas seda üldse vaja? Kas seda üldse vaja on? No mina isiklikult, minu arvamust ei pea muidugi üldse mingisuguseks tõeks või kullaks pidama, aga mulle igaks juhuks ütlen, me siin kahekesi ei tee teadust. Et minule isiklikult väga meeldib jõulumaagia. Mina isiklikult täitsa usun, et päkapikud ja jõuluvana ja igasugused sellised tegelased on päriselt siiamaani olemas. Et minu enda jaoks on see hästi tähtis lapsepõlve osa ja mina isiklikult ei leia, et see on lastele valetamine, kui me tekitame neile sellist muinasjutumaagiat ja jõulumaagiat, et milleks üldse need muinasjutud ja sellised asjad on ju välja mõeldud, on selleks, et hoida üleval laste positiivset meelt. Et me nagunii kogeme iga päev sellest maailmast hästi palju negatiivseid asju ja meie aju on ju kah juba seda ehitatud, et me saame kätte selle negatiivse info, sest meil on vaja ellu jääda selles maailmas. Ja kui selle taustal siis on mingi tore muinasjutt, mis ei vasta tegelikult päris elule, aga mis aitab meil uskuda, et asjad lõpevad siiski hästi, et on olemas toredaid asju. Et miks mitte siis neid kasutada? Kusjuures mina nõustun sinuga, mina mõtlen siin kohal ka selle peale, et tegelikult ju, noh, vähemalt minu teada ikkagi arvatakse, noh, või võib-olla ka teatakse seda, et noh, nii kaugele kui nagu inimsugu ulatub, on inimestega kaasas käinud ju ka erinevad lood, erinevad müüdid, erinevad uskumused, noh, millesse iganes. Ja tegelikult ju, noh, varasemal ajal, ma mäletan, kas see oli vist äkki inuitidest, kelle kohta ma lugesin, et kuidas käis siis see, noh, nii-öelda nagu laste kasvatamine on ju, ja kuidas seal tegelikult noh, olid väga nagu sellised ka lapsest lähtuvad viisid, kuidas nagu noh, lapsi õpetati.
aga et tegelikult räägiti ka sellest, kuidas lood olid need, mille abil tegelikult, eks ole, lastele saadeti sõnum ja lapsed said teada, mida tohib teha, mida ei tohi teha, eks ole. Et a la sa on ju vee äärde ei tohi minna, sest seal elab vot selline tegelane, kes su sealt on ju võib enda rüppe on ju viia. Vetevanad ja asjad ja muidugi ma saan aru, see võib tekitada ka hirme ja võib-olla selliseid alusetuid hirme, aga tegelikult on ju need sellised müütilised lood olnud kogu aeg ju osa meist ja ma hästi ei taha uskuda, et vana ja nii-öelda elanikud ainult hirmus elasid, sest teistpidi ka ju väga austati, on ju. Seal elasid küll need nii-öelda pahad vaimud või vetevaimud, aga samamoodi elasid ju ka need head, kes hoidsid, on ju, ja need olid samamoodi meie ümber, on ju, ja seal ka samamoodi ju nii-öelda valitses ju tasakaal. Ehk et mulle tundub, ma olen mõelnud vahel selle peale, et huvitav on ju tegelikult jälgida, kuidas ka see meie kombestik muutub. Ja meie ju oleme juba näinud oma elu jooksul kombestike muutumisi. Et sa rääkisid mardipäevast ja kadripäevast on ju ja praegu on ju väga teema üleval, et äkki kaob kadri ja mardipäev ära on ju ja kuhu jääb siis Halloween, kadri, mardipäev, meie on ju pühad. Tegelikult on need ka, nagu ma olen aru saanud, meil kunagi nii-öelda omaks võetud kuskilt mujalt. Ristiusupühad. Ja võt ma ei teagi täpselt, kus nad nüüd on. Eestlastel on nad olnud nagu kadripäev on ju nagu karja aja lõpetamise päev ja mardipäev nagu meeste selliste traditsioonidega seotud, aga Nad ikkagi on seotud ikka selle kristlusega, sellega koos on nad omale nime saanud. See tekibki küsimus, et mis ajast me saame lugeda mingit asja oma asjaks ja mis ajast me ütleme, et see on uus ja see on veel võõras. Eks kõik uus ja võõras on tulnud kunagi meile sisse ja nimetame seda praegust meie enda omaks. Ja kust tuleb jõuluvana? Jõuluvana tuleb Coca-Cola reklaamist. Sellisel kujul, nagu ta meil praegu on, et aga jah, et ma olen mõelnud sellele, et aga mis siis saab, kui me võtame ära, et kui me nagu on ju jõule, ütlen mina ka, et meie pere ei tähista seda kui kristlikku püha, eks ole. Et meie tähistame seda kui sellist perepüha ja me küll ei tee mingisuguseid selliseid, meil ei ole mingisuguseid sellekohaseid rituaale, aga tegelikult ikkagi alati, ma mõtlen, kui on meil jõuluistumised perega, laiendatud perega, siis alati on juttu sellest, kuidas nüüd hakkavad päevad minema, eks ole, natukene pikemaks, et ta on tegelikult ongi nagu mingisuguse sellise väga olulise aja nagu tähistamine mõnes mõttes või et nad on seal niimoodi kombinatsioonis. Ja mõtlesin, et aga mis meie ellu siis jääb, kui me üldse need ära võtame. Ja tegelikult ju ütlen, et mulle ka nagu jääb küsimus, et kui nendest pühadest saab selline kommertspüha, eks ole, et seal ainult on ju need kingitused ja kellel suurem ja rohkem on oluline, et et see on see, mis tekitab omaette küsimusi, aga teisalt mina ütlen seda, et see päkapikkude mingite asjade leidmine võib-olla lastele on ju see jõulukingituste toomine, selle jõulumaagia loomine. Ma arvan, et pakub või võib pakkuda täiskasvanutele ja mulle sama palju kui lastele. Kuigi väga paljudele on see ju väga suur stress. Aga teisalt jällegi ju, ma ütlen, et see lapse rõõmu nautimine sellest kõigest on ju ka osake mulle ja seda on nauditav vaadata. Et ühesõnaga, et nende jõululugude loomisega me tegelikult loome lastele mälestusi, et ma saan aru, et osadele inimestel on vastukaru võib-olla see tunne, et ma pean lapsele valetama, et see jõuluvana on olemas ja need päkapikud on olemas. Ma siis leiaks võib-olla mingi viisi, kuidas seda natuke teistmoodi teha ja mängiks seda mängu lastele teistmoodi. Aga ma jätaks ilma vist lapsi sellest jõulumaagiast siiski. Et need päkapikud võivad ju elada kuskil Lapimaal ja meie võime siin olla nende käepikendused. Laske enda loovusel lennata. Ja tegelikult mina mõtlen nagu seda, et ega ongi ju, kui vaadata ka lapsi, ega ongi lapsed kasvavad, osad kasvavad juba maast madalast selle teadmisega, et päriselt neid olemas ei ole.
ja tegelikult saavad ka seda jõulurõõmu täies mahus nautida. Et ja mina mäletan oma lapsepõlvest seda ka, ma ei mäleta, kui vanana ma teada sain, et neid enam ei ole, aga ma mäletan seda, kui meil oli pidu, noh, tol ajal ei olnud jõulupidu, tol ajal oli nääripidu sügaval nõukogude ajal ja siis oli nii, et ma mäletan, et tuli siis näärivana, noh, kõik lapsed ootasid, meil oli niimoodi sõprade, peredega koos peeti ja ma mäletan, kuidas jõuluvana tuli, mina läksin ukse peale vastu, ta andis mulle käe ja ma püüdsin ära arvata, kes ta on. Ja ma siiamaani ei tea, kes on ja muidugi vanemad ka ei oska mulle öelda, sest et noh, millal ja milline jõuluvana või see näärivana, et kus nemad seda teavad, on ju. Aga ma mäletan sõrmust, mis oli tal sõrmes ja ta noh, kogu selle aja ma mõtlesin, no kes see seekord mängib, aga see ei takistanud mitte kuidagi mul seda nautimast lastena meil, eks ole, oma järjekorda ootamast, kuni keegi seal oma selle esitluse ära on teinud ja see on ju tore ja samamoodi ma mõtlen näiteks oma laste peale, kuidas nad mingisse vanusesse jõudes on siis sugulastega, kes on sama vanad, on ju pidanud plaani, et kuidas nad ikkagi nüüd selle jõuluvana vahele võtavad, et kas ta ikka on päris või ei ole päris, on ju, ja siis mis lõkse nad neile välja proovivad mõelda ja noh, muidugi olgu siin mainitud, et kui mu keskmine poiss teada sai, et jõuluvana päriselt olemas ei ole, siis ta oli väga pikka aega või no mitte pikka aega, aga ta oli väga solvunud. Sellepärast, et kuidas me saime talle niimoodi ja nii pikalt valetada. Ja nüüd mulle endale tundub, et mu kõige pisem, kes on 11, mulle tundub, et ta ikka veel usub. Ja ma juba kardan seda pauku, aga samas ma ei võta talt seda ära nii kaua, kuni seda on, sest ma ei näe selleks nagu mingit põhjust. Aga mis sa ütleksid vanematele, kes on ka mures sellepärast, et lapsed on neist pärast pettunud, et neil on valetatud? Kas see vale on seda väärt? Ma arvan, et on, kuigi muidugi ju noh, ütleme, et ega ju seda valetamist me ju me õpime või noh, ütleme, et nagu neid selliseid käitumisnorme on ja noh, me ju õpime ka oma vanematelt ja nende eeskujul. Aga ma arvan, et selles mõttes valel ja valel on vahe ja noh, mis eesmärgiga me valetame on ja et noh, kindlasti kui ta nüüd tuleb 11-aastasena ja ütleb, et kuule emme, et kas nagu sa oled kogu aeg mulle nagu pada ajanud on ju, noh siis ma tunnistan ausalt üles, ma ei hakka ennast välja kirjutama sellega, et kuule ei, äkki ikka on ju ja vaata seal raamatus on see lugu on ju. Et aga kui ta noh, väiksem on ju võib-olla 3-4, noh siis ma ikkagi nagu proovin kuidagi teda sellise ime sees veel hoida. Ja teisalt sa ju ütlesid, et see on ju koos mälestuste loomine, et see on nagu mingisuguse mängu mängimine ju tegelikult, mida me kõik naudime. Ja ma ütlen, et minu mälestustes nagu üks minu kõige imelisemaid jõuluõhtuid on olnud koos mu lähedase perekonnaga minu onu juures. See mind väga liigutab praegu ka selle peale mõeldes. Ja see oli tõeliselt selles mõttes, et ta elas, eks ole, maal metsa sees, sügaval metsa sees. Ja tal oli siis tol ajal veel hobune ja me kõik olime seal koos, vanaema, vanaisa, eks ole, meie pered, siis kui olid, noh, meil veel lapsi ei olnud meie põlvkonnal, aga minu põlvkonnast nagu mul onu lapsed ja enda õde olid siis veel pisikesed, kõige väiksem õde. Ja siis veel suuremad, noh, mul onupoeg, kes oli juba suurem, siis see mängis akna taga käpiknukuk päkapikuga siis päkapikku, nii et see käis koputas lastele akna peale, kuidas siis lapsed jooksid ühe akna taga, teise taga. Aga samas oli suur rõõm sellest, noh, meil teistel ka, eks ole, ja vanaemad. Ja tuli jõuluvana tuli metsast. Suure kepi ja kotiga üle lumise välja, on ju, no, ma ju teadsin, ma olin täiskasvanu juba selle peale või peaaegu täiskasvanu ja ma teadsin, et see ei ole ju päris, aga ma nautisin seda täiega järgmine päev saanisõidud. Noh, pole imelisemat mälestust, ma tahaks sinna tagasi ja ma tahaks, et minu lastel ka jääks sarnased mälestused perega koos oldud ajaks ja miks mitte, noh, samamoodi me teeme ju stiilipidusid, mängime mingisuguseid rollimänge, mis annab meile võimaluse võib-olla teha natuke midagi muud, olla natuke vabamalt, tuua mingit rõõmu ja nalja. Noh, või siis näiteks munapühad on ja, et noh, jälle usupüha, aga noh, meie peres jälle, kuna me ei ole religioossed inimesed, siis meil on kogu aeg seda tähistatud, aga noh, meie lapsed, eks ole, me ise ei ole seda tähendust nagu religioonist lähtuvalt mõistnud.
ja meie jaoks on ta jälle selline tore asi, noh, oma nende munade ja munade värvimisega. Ja meil on traditsioon, et meie lapsed käivad alati vanaema juures aias mune otsimas, kuhu jänes munad jätab. Ja no seda ei saa vahel jätta, mis siis, et juba meie lapsed, osad on ka samamoodi juba on ju varsti täisealised, aga väiksed tulevad peale on ju ja tegelikult kõik naudivad neid munade otsimisi. Nii et ja ma mõtlen see aasta ka, et tahaks teha meil üks peretuttav sõbrad, nemad nagu oma lastelastele teevad iga aasta aardejahti jõulude ajal ja mõtlesin, et oi, sel aastal ma tahaks ka midagi sellist teha, nii et mõte nagu käib, et miks mitte, mina mõtlen, et miks mitte. Et need jõulud, siis ma saan aru, et ongi nagu see võimalus, kus sa tead, et see on mäng, aga sa lähed sellesse mängu nii sisse, et sul on ka täiskasvanuna võimalik sellest jõulumängust osa võtta. Et ja see ilma häbitundeta. Ja võib-olla natuke seda lapsepõlve jõulutunnet endale nagu tagasi tekitada. Et see on ju mängu esimene reegel. Me kõik teame, et me mängime. Sellepärast on see turvaline. Ja selle mängu sees mängimine loobki selle vahva atmosfääri, et mul ei ole enam tunnet, et ma valetaksin. Ja me kõik koos teeme, see võib olla väga lõbus, eks ole, ja miks mitte mõelda välja mingisuguseid oma traditsioone. Tegelikult võibki ju, ma arvan, et ma ei tea, kuidas teiste peredel on, aga ma ise mõtlen, et ega võibki ju nii olla, et kui juba, ütleme näiteks, meie lapsed on juba suuremad, on ju. Muidugi, kui tuleb ainult neid väiksemaid peale, siis see ei lõpegi kunagi, aga täitsa vabalt võibki olla niimoodi, et ei tehta enam selliseid kingitusi ja niimoodi, et see peaks olema mingi ostmispüha, on ju. Aga et leida mingi muu viis, on ju, kuidas üksteisele rõõmu valmistada, lihtsalt koos olla, kuidas iganes, et ma täitsa mõtlesin, et tehakse ka Eestis ka ikka tuleb nagu välismaalt ka võetakse ju neid ideid üle, et kas või on ju teeme selle koleda jõulukampsuni päeva või nii, et kogu pere tuleb mingi sellise asjaga kokku või et tegelikult on need asjad lähedal. Muidugi ma tean, igal ühel ei meeldi rollimänge mängida, nad tunnevad ikkagi ennast nagu selles halvasti. Aga mina olen neid alati nautinud, nii et minule need meeldivad ja mina ei võtaks selle pärast ka lastelt neid ära. Ja lastel ikkagi, mida väiksemad nad on, seda suurem rõõm on neil sellest paki avamisest, et seda ei saa ka ära võtta. See on midagi lastele väga omast, et las see olla siis ühe korra aastas see paki avamine, et eks me vanematena teame, et tihti see paki avamine on kõige olulisem ja lõpuks see, mis seal paki sees on, võib-olla jääb natukeseks ajaks toanurka. Aga see ime otsimise tunne, et see, mida nad sealt pakisest otsivad, et selle saab lastele alles jätta. Ja vaatamata sellele, et vahel võib olla ka nii, et pakk avatakse ja sellele järgneb hoopis väga suur pettumus. Ma jälle tuli meeldab lapsepõlvest, kuidas ma käisin, siis me olime juba vanemad ja teadsime, et päriselt näärivana või jõuluvana olemas ei ole ja ma teadsin, kus emal on pakid ja siis ma käisin neid katsumas, need olid pakitud ja püüdsin ära arvata, et mida siis kingitusena saab. Ja siis õudne suur pettumus oli see, kui võtsid paki kätte ja see oli pehme. Sellepärast, et see tähendas, et seal olid riided, et riided nagu ei olnud kingitus mulle, see oli nagu kingitus vanematele, et seda ma pidin kandma, et jah, et need on nagu, ja näed, ongi lihtsalt need mälestused, mis on seotud sellega ja mõtle tegelikult, ma mõtlengi seda, et kindlasti ühel hetkel toimub mingi muutus, on ju, mina usun, et ka selles jõulutraditsioonis, kuidas iganes ja mis iganes vormis, aga mulle tundub, et ongi, et eriti meil siin ka, et meil nagu on vaja mingisuguseid selliseid, kuidas öelda, nagu mingeid sündmusi, mida oodata. Et mida me teeksime, eks ole, siin ütleme, ma ei tea, septembrist alates või see aasta september oli imeliselt ilus, on ju, aga ütleme siis sellest oktoobrist alates kuni siis, ma ei tea, märtsi-aprillini on ju, kui kevad tuleb ja jälle kõik ilusaks läheb. Et pime, sünge aeg. Ma ütlen, kui meil ei oleks ühtegi nagu jõulukaunistust mitte kusagil, meil ei oleks põhjust, on ju, kokku tulla, küünlaid põletada, on ju, kodu kaunistada, valgust tuua, on ju, ma ei tea, Raekoja platsi või linna või kuhugi. Et minu arust on nagu vahva, et on, mida oodata. Ja mis iganes vormis see on või mis iganes nagu tähenduse keegi sellele annab, et mina arvan, et
ma arvan, et see annab meile nagu midagi juurde või et me nagu vajame seda, et kui lapsevanematel tekibki hirm, et kas ma ikka peaksin oma lapsele valetama või kuidas on õige ja äkki ta lõpuks pettub minust, siis leidke lihtsalt see viis, kuidas seda jõulumaagiat tekitada nii, et teie süda on rahul aga et lapsed saaksid ka seda jõulumaagiat, et täitsa vabalt võib teha, et mõelda välja loo, et igaühe juurde päkapikud ei jõuagi, nad toimetavad võib-olla ainult seal Lapimaal. Tead, aga mina olen siin päkapikkude abiline ja mina aitan neid kinke tal välja valida, et see on ju midagi, kus te ei loo nagu seda täielikku valet, aga te nagu aitate seda jõulumuinasjuttu ikkagi nagu üleval hoida. Et mulle tundub, et see eesmärk ongi justkui luua neid peretraditsioone ja samas ka neid ühiseid traditsioone, mis meil on nagu suurema kollektiivina. Et mingid asjad, mida me omavahel jagame. Ja samamoodi ju tegelikult lasteaia jõulupeod, eks ole, kõik need, et noh, ma ise tajun seda, et võt ongi just see nagu see, mis mulle ka ei meeldi, see kommertspüha, noh nagu selline hõng selle juures on ju, et alati peab siis mingeid, ma ei tea, kas mingeid suuri kingitusi on ju, millal, kellele, kus on ju, et noh, tegelikult ei pea ju. Aga muus osas ja miks mitte, noh, siin Kadri ja Mardi päevast lähtuvalt võtame Halloweeni on ju. Noh, see on väga-väga vastakaid tundeid tekitav küsimus meie ühiskonnas praegu. Aga teisalt samamoodi nagu mul oli võimalus oma pojaga reisil käia, avanes mulle võimalus esimest korda elus osaleda suurel Halloweeni peol. ja ma pidin võtma kostüümi kaasa ja tead, lõpuks oli väga-väga tore ja isegi oli tore näha teisi täiskasvanuid olla koos kostümeeritud. Mis kostüüm sul on, võt mul on selline kostüüm ja siis isegi kui lapsed käisid ukse taga, siis nad väiksemad lapsed, nad olid koos vanematega ja need olid ka kostümeeritud, siis õnnestus leida ka, kuidas seda öelda nüüd, sugulashingi. Mina olin nimelt nunn ja siis seal käis ukse taga ka üks munk, me kohe saime nagu niimoodi suhteid loodud tänu sellele, et jälle üks viis, kuidas nagu suhelda ja niimoodi kontakti luua ja lõbusat aega veeta, et miks mitte, sest tegelikult ongi see rollimäng ju annab võimaluse hetkeks mingisugusesse teise rolli astuda. Ja kui ma mõtlen näiteks laste peale on ju ei teatud vanuses lapsed tahavad väga ka ju kehastuda mingisugusteks sellisteks superkangelasteks on ju. Ja tegelikult kui me anname neile võimalust, see ei pea olema superkangelase roll, see võib olla ükskõik mis roll, aga see roll võib-olla annab talle võimaluse katsetada seda, mis tunne on olla julge, mis tunne on see, et ma suudan, eks ole, minna päästa, teha head või hoopis on ju olla see kuri pahalane on ju. Ja selles nagu rollist lähtuvalt ju, kui niimoodi öelda, siis saab toimuda ka väga palju nagu, või laps saab väga palju õppida sellest rollist lähtuvalt enda kohta, elu kohta, on ju, suhete kohta. Et tegelikult rollimängude võimaldamine lastele on ju väga vajalik, kasulik. Ja nüüd ma segan jälle ka Halloweeni peale mõeldes lihtsalt ma mõtlen, et mina arvan, et meil pääsu sellest nii või naa ei ole siin Eestis. Ja ma arvan, et see võlu ongi selles, et lapsed saavad ise valida, mis kostüümi igal aastal erineva kostüümi ja see pakub põnevust. Mida mulle tundub, et see meie Kadri ja Mardi päev nii palju ei paku, et kui me suudaks kuidagi need nagu kombineerida, võib-olla nad sulanduvadki kunagi tulevikus just, et ma ei tea. Kusjuures nädalavahetusel jõudsime ise samale järeldusele, et võib-olla lastele lihtsalt pakub rohkem huvi see kostüümi valimine seal Halloweeni juures kui see, et mardipäeval saab jälle ema kasuka tagurpidi selga tõmmata ja kadripäeval peab panema valge kitli ümber. Ja, või salli või midagi. Täpselt ongi, et sul väga palju suuri valikuid ei ole, kuigi ma vaatasin nüüd, mis televisioonis oli ka vahvad maskid ja nii edasi on ju tehtud, aga okei, sul on mask, kus ripub ninaks on ju siis kootud käpik, aga
noh, laps ei taha seda, laps tahab Supermani või on ju ämblikmeest. tahab kedagi, keda ta ära tunneb. Keda ta ära tunneb või siis noh, mis iganes on ju muid asju ja tegelikult mõtle, milline noh, loovust toetav tegevus see on. Ja vähemalt minu lastel koolis ikkagi tähistatakse kõiki neid 3 püha, kaasa arvatud siis Halloweeni. Ja lapsed noh, väga hästi ka võtavad osa, naudivad seda, et nad saavad kostüümidega kooli minna ja noh, mina ei näe selles nagu midagi halba. Aga ja ma saan täitsa aru noh ka nendest, kes otsustavad teatud pühi mitte tähistada. Ja ma enda laste pealt ka lihtsalt näen seda, et neil on hästi-hästi oluline see, et teised ära tunneks, kes nad on. Et siis pärast loetakse ette, et täna seekord ei saanud ikka keegi päris täpselt aru, või no nii palju pakuti valesti. Ma ikka tahtsin, et nad aru saaksid, kes ma olen, et see kostüümi täpsus. Ja sellepärast valitaksegi mingid ikkagi nagu praegu siuksed nagu iidolid, kes on tänapäeva lastele tähtsad ja võib-olla ongi see, et ühisosa ei ole Martide ja Kadridega ja seda ei saa ka lastele pahaks panna, sest see on väga vana traditsioon. Ja paraku ei ole lastel enam selliseid vanavanemaid või vanavanemaid, kelle juurde minna ja päris neid talutöid näha ja päriselt sellest aru saada, mis need Kadrid ja Mardid siis esindavad. Ja miks just sellel ajal, eks ole, miks sellist asja. Just ja mina olen mõelnud, et vaata, et tegelikult ju Halloween, noh, ta ei ole tegelikult ju Ameerika püha, ta on keldi päritolu püha. Ja sellel ajal noh, usuti, et sellel ööl on siis noh, värav selle teispoolsuse ja meie maailma vahel valla. Mis tähendab seda, et kostüümeeriti tegelikult ennast hästi koledaks selleks, et hirmutada neid vaime, et nad ei tuleks siia maailma sel ööl. Ja tegelikult, kui me mõtleme, eks see on 31. oktoober vastu 1. Millal on meie hingede päev? Järgmine päev. Noh, et tegelikult ja kui vaadata niimoodi on ju siis väga paljudes traditsioonides see aeg on just selline hingede aeg, selline noh, ma ei tea, kas võib öelda pimeduse aja algus on ju, et tegelikult kui nii hakata vaatama, siis ka meil on sarnased uskumused siin Eestis, eks ole, mis on nagu nii-öelda selle Halloweeni tähistamise taustal, et meie lihtsalt noh, oleme seda. Meie lihtsalt kutsume neid lahkunuid pigem tagasi. Ja pigem tagasi on ju ja süütame külla ja nii edasi on ju, et aga me ikkagi tähistame on ju, seal tähistatakse kuidagi teistmoodi ehk et kui niimoodi ka nagu hakata enda jaoks seda lahti mõtestama kuidagi on ju, et siis muidugi seal on omad ju põhjused taga, miks neil on kõik need kõrvitsad ja nii edasi, kunagi olid kaalikad ja nii edasi, omad legendid, omad lood taga on ju, mida ka tänapäeval võib-olla ei teata. Mis mulle nagu endale meeldib see, et Martide ja Kadride juures vaata, noh seal oli ka ju see, et tehti seda ju lõbusalt on ju, vähemalt kui ma mäletan, kui oli juttu, kuidas noh, minu vanemad on ju või vanavanemad või vanavanaema õpetas on ju minu ema näiteks, et kui nad käisid Kadrit või Marti jooksmas, et mida siis öelda ja nii, et tegelikult see oli väga lõbus selline aktsioon ja need vanad sellised noh, mingid sellised kombed on ju ja kuidas näiteks ongi, et mindi mustlasena ennustati on ju, no muidugi selliseid naljakaid asju on ju, et noh a la, et olgu sul ära minnes öeldakse, et olgu sul peremehele näiteks, et olgu sul õnne öösel rohkem kui päeval on ju, noh ja nii edasi on ju, et sellest tehti selline lõbus traditsioon. Et vaata tänapäeval see minu jaoks Halloween, see komm või pomm on lihtsalt see, et anna kommi on ju, noh põhimõtteliselt. Aga ütles mulle inglannast sõbranna, et väidetavalt on ikkagi seal ka olnud algselt niimoodi, et noh, trick or treat on ju, on inglise keeles, meil on komm või pomm on ju, inglise keeles on siis noh, et kas trick või siis on ju maius. Ja et kui sa küsid triki, et siis tegelikult peaksid need lapsed ka samamoodi noh, midagi kas esitama või tegema. Aga noh, ta ütles, et neil on ka see juba noh, põhimõtteliselt ammu kadunud, et seda väga ei tehta, et ei valmistata. Aga ma kuulsin enda jaoks esimest korda, et Eestis komm või pomm, kui ütleb pomm, siis see tähendab seda, et sulle võidakse visata tuppa igasugust sodi. Et saadki pommi tuppa, kas või mingi toore muna või noh, ma ei olnud seda varem kuulnud, ma ei teadnud, et see on nagu mingi selline asi taga on, et jah, et noh, või siis mingit paberiprahti või midagi sellist on ju, et noh, muna ennast äärmus, nii et jah.
vot, aga jaa, ei, mina, nagu te aru saate, olen selle poolt, et käivad päkapikud ja käivad jõuluvanad ja on seda lugu ja maagiat laste elus, et seda ju on niigi vähe ja muinasjutud, et ma olen ise väga armastanud lapsena muinasjutte ja muidugi võib öelda, et muinasjutud pole ju päris, aga võib-olla see päris elu kogu aeg ainult reaalsusele otsa vaadata võib-olla olekski õudne, et isegi ma olen kuulnud sellist ütlust, et depressioonis inimesed näevadki elu realistlikult ja tegelikult nende ellu ongi vaja natuke rohkem maagiat selleks, on ju, et nad nagu suudaks paremini selle realistliku eluga hakkama saada, et meil peab olema ju miskit, mis siin elus nagu sellist rõõmu toob ja häid tundeid annab ja ikka me teeme seda koos, mitte üksi, koos perega, sõpradega ja see ju toetab, tervendab, tõstab tuju, ennetab depressiooni, et sellel on ju väga palju kasusid. Ja mul on siiamaani meeles ühe muinasjutu point. Millise muinasjutu? See oli üks raamat, ma sain selle vist ka äkki jõuludeks. Prantsuse muinasjutud, see oli väga ilusa kas see sarjast Saerahvalood või? Ei, ma ei mäleta, ta oli nagu erineva, ta oli see läikiva kaanega, aga värviline, mingi prints ja printsess olid peal ja minu arust oli seal see lugu, kus surm tuli ühele, vist oli vanale naisele järele ja naine ei tahtnud minna ja siis ta kirjutas ukse peale homme. Ja siis mõnda aega sai oma siis selle surma ära petetud, sest kui surm tuli, ütles, et aga vaata, seal on kirjas, on ju, homme. Ta sai esimene päev vist kaubeldud surmalt välja selle, et tule homme, et ta kirjuta ülesse sinna on ju ukse peale, et meil läheks meelest ära, et homme tuleb ja kui surm tuli, siis ütles, et aga vaata, seal on kirjas homme, on ju. Aga lõpuks ta trikitas ta ära, sest ta puges surma eest, kui surm ütles, et nüüd aitab, siis puges ju vist tünni ja pärast kuhugi sulged ja siis kui surm tuli, siis ehmatas nii ära, et ei tulnudki naisele enam järele. Et mõned muinasjutud jäävad ikkagi nagu meelde ja millegi pärast kaasas käima. Jah, ma olen ise ka suur muinasjuttude fänn ja lapsena vist lugesin kõik see sarjast Saerahvalood läbi, et muinasjuttudega on üks väike reegel, mis käib kaasas. Et kui te lastele muinasjuttu ette loete, siis kunagi ei tohi lõppu ära selgitada. See peab jääma lapse sisse kummitama nii-öelda. Et isegi kui ta praegu sellest lõpust aru ei saa, siis soovitatakse jätta see sinna settima. Et see tähendus tuleb sellele muinasjutule kunagi hiljem. Ja niimoodi ju tegelikult, ma nüüd toon kohe paralleeli mänguteraapiaga. Et tegelikult ju see, mida laps mänguteraapias teeb, see käib ka ju, need on ka ju lood nii-öelda, millega ta seal tegeleb. Ja võib-olla mängibki täitsa nagu metafooride tasandil mingisuguseid lugusid läbi, lugusid, millel võib olla algus, keskpaik, lõpp, ei pruugi olla. Võib-olla on ainult katked mingisugustest lugudest ja vahel ongi niimoodi, et ta ju lõpetab nii-öelda teraapia seansi, aga see, mida ta seal mängis, need lood ei pruugi omada mingisugust sellist nagu loogilist seletust tema nagu mõtetes. Ühesõnaga, kui ta seda analüüsima hakkab, et laps ei olegi seda võimeline tegema, ta ei peaks seda tegema ja vot samamoodi me jätamegi selle sinna, et see lugu saaks nii-öelda lapse alateadvuses ise edasi liikuda ja võib-olla järgmisel seansil juba mingiks uueks looks realiseeruda. Nii et jah, lood, meie elus on igal pool lood. Jah, aga mis me siis mõtleme lõpuks oma päkapiku juttudega. Nii et laseme nendel, kes tahavad seda jõulumaagiat, eks ole, nii-öelda oma ellu tuua, ikkagi seda tuua. Ja ei pea väga suurt hirmu tundma selle eest, et võib-olla ma nüüd valetan lapsele, et võib-olla laps pettub, et ma tean, et lihtsalt vanematel on niigi neid hirme hästi palju ja kogu aeg tekib küsimusi, kas peaks tegema nii või peaks tegema naa ja kas minna selle survega kaasa või selle vooluga kaasa, aga leidki üles enda seest see enda tõde või see enda tunne sellest lapsepõlvest, mis tunne oli jõule kogeda.
kas ma tahaksin, et mu laps saaks selle sama tunde jõuludest, et mitte päkapikud ei käi piilumas, et kontrollida, kuidas sa käitud, aga on mingid väikesed tegelased, kes tahavad poetada meile aasta lõpus väikeseid üllatusi. Tuleb mingi suur mees, kes kuulab meie jutud ära, luuletused või laulud ja ta tahab meile midagi kinkida. Laske lastel seda kogeda, kui te olete ise seda kogenud ja see ei pea olema üldse selles valekastmes, vaid jõulumaagia kastmes. Muidugi mul siia lõppu tekkis kohe jälle üks seos, mis nii maagiline ei ole. Aga lapsed tihti isegi, kui nad väga ootavad jõuluvana, nad kardavad jõuluvana. Isegi mitte, kui neid ei ole ähvardatud jõuluvanaga. Ja tegelikult on öeldud seda, et see on ka selline meie nagu, ma ei tea, bioloogiline instinkt. Et me oleme loodud kartma suuri ja punaseid asju, mis meid hirmutavad, sest et punane on verevärv. Nii et võib-olla, kui teie laps kardab jõuluvana, minge kaasa temaga ja või siis ma ei tea, võib-olla tõesti annab hoopis kingid üle väike päkapikk, kes ei ole nii suur ja hirmutav, et leida just see selline, täpselt nagu sa ütlesid, ma nii nõustun selles mõttes, et see, mis teie jaoks on oluline, see, mida teie tahate oma perega sellel õhtul teha, et arvamusi on igasuguseid ja las need olla, aga meie saame luua selle, mida meie tahame, mis meie perele sobib ja rõõmu toob. Vot. Nii et mõnusat siis seda adventiaja algust, varsti tulevat adventiaja algust ja meie oleme varsti teiega siis juba jälle uute mõtete ja juttudega. Käige meile ikka ideid välja, millest rääkida, et meil need otsa ei lõpeks. Just nii. Ja, aga aitäh teile kuulamast. Aitäh ja nägemist, kuulmist. Kuulmist, nägemist.